kuidas toimib Euroopa Liidu masinavärk ehk kuidas võetakse vastu kõigi Euroopa Liidu kodanike elu mõjutavad seadused. Euroopa Liidu 3 peamist asutust on Euroopa Komisjon, Euroopa Liidu Nõukogu ning Euroopa Parlament. Euroopa Komisjon paneb uutele seadustele nurgakivi ehk komisjonil on esimene sõna eelnõude algatamisel. Kes komisjoni kuuluvad? Poliitiliste valdkondade kaupa on sinna määratud volinikud igast liikmesriigist. Nende ülesanne on kaitsta terve Euroopa Liidu, mitte oma riigi huve. Näiteks Andrus Ansip vastutab Euroopa digitaalse ühisturu eest. Euroopa Liidu komisjoni poolt tehtud ettepanekud lähevad edasi Euroopa Liidu Nõukogule, kus lepivad kokku ja langetavad otsuseid konkreetselt iga liikmesriigi esindajad. Neid kohtumisi juhib eesistujariik, mis üritab leida tasakaalu erinevate riikide seisukohtade vahel. Eesistuja vahetub iga 6 kuu tagant. Eesistuja rolli võtab Eesti 1. juulil 2017. Euroopa Liidu komisjoni poolt algatatud ettepanekud peab lisaks Euroopa Liidu Nõukogule heaks kiitma ka Euroopa Liidu parlamendi enamus. Parlamenti saavad iga liikmesriigi kodanikud otse esindajad valida. Eestil on Euroopa Parlamendis 6 liiget. Kokkuvõtvalt, et Euroopa Liidus seadus kehtima hakkaks, peavad komisjoni poolt esitatud ettepanekuga nõustuma nii Euroopa Liidu Nõukogu kui Euroopa Parlament. Eestil on eesistujana vastutus, et uute seaduste puhul saavutataks samuti üksmeel kõigi 3 asutuse vahel.